Kas tead, kuidas smuutikauss granoola, banaani ja kiviga mõjutab veresuhkrut? Ma testisin seda oma glükoosimonitoriga ja siin on tulemused. Kauss sisaldab kaerahelbeid, chiaseemneid, revaligranolat, banaani, kiivit ja kokoshelbeid. See portsjon oli umbes 400 grammi ja hinnanguliselt sisaldas 50 grammi süsivesikuid, peamiselt granoolast, banaanist ja kaerast. Enne sööki oli veresuhkur 5,3 millimolli liitris. Tund hiljem tõusis see 9,2 peale. See on 3,9 millimolli liitris ehk 74% tõusu. See on väga suur hüpe. Mina soovitan hoida veresuhkrut alla 7,9 millimolli liitris ja mitte tõsta üle 30% võrreldes algtasemega. See roog läks mõlemast piirist üle. Kuigi see tundus tervislik, tundsin pärast sööki väsimust ja keskendumisraskusi. Kuidas seda paremaks muuta? Jäta banaan ja granoola välja. Lisa kreeka jogurtit või proteiinipulbrit. See aeglustab suhkru imendumist. Jälgi mind, et teada saada, kuidas tavaline tervislik toit mõjutab su keha päriselt.